Tonibet esitleb Rannavolle Premium 7 Grand Prix. Sellel nädalavahetusel Pärnu rannas Oakley Cup laupäeval 15. juunil algusega kell 10.00. Finaalid pühapäeval 16. juunil alates kell 11. Kaasa mängivad Crocs, Asics, Silveston, Pro Optica ja Europark. Ametlik vesi Vitautas, meediapartnerid Spin FM, Kanal 2 ja Delfi. Eesti võrkpalli toetab Kredit24. Tonibet. Tere taas, spordihuvilised! Oleme tulnud selleks nädalavahetuseks Eesti suve pealinna Pärnusse. Siin on meid ootamas rannavõrkpalluritele mõeldud Oakley Cup. Selline ilm on meil siin Pärnus Koidula pargis, kuid lähme vaatame, mis toimub rannas. On tujuka silm, mis sest et alles naersid, nüüd nutu võru ümber suu. Vihmaviisk on väike ja kui ta kukub päev, siis haiget ta suuremat ei tee. Alustuseks vaatame intervjuud Shelly rannavõrkpallifestivali peakorraldaja Jaanus Nõmsaluga. No Shelly rannavõrkpalli festival 2013 hakkab lõppema, et 3 päeval oleme seda teinud, et täna on U18 vanusegrupp, kes lõpetab ja siis on ka kogu üritus läbi, aga esmakordselt tegime ürituse 3 päevale ja ka selles mõttes rekord, et 257 osalejat, et eelmised aastad on olnud, kui esimesel aastal oli 140 osalejat ja eelmine aasta 237, siis see aasta lõime väikse rekordi ja loodame järgmine aasta veel rohkem osa võtta. Natuke muidugi ilmadaat on meid alt vedanud, et saanud juunikuu kõige hullemad ilmad meile Pärnusse siia, aga iseenesest muidu on kõik sujunud suhteliselt hästi. Kuidas teie kui professionaalne võrkpallur hindate noorte laste üldist taset? No jah, et kui sellest ilmast juba juttu oli, siis ega see aasta see tuul oli nii kõva, et ega sellest tasemest ei saanudki suurt aru, et selline võitlus tuulega, aga oluline on pigem see, et nad tulevad ja mängivad ja nad tahavad mängida, et see tasemeks, et see pole kõige peamisem. Et tänane päev hakkas meil nüüd siin vihmases mööduma, et kui kiiresti see päev nüüd peaks ära lõppema, et palju veel mängida on? No täna ei ole enam suurt midagi jäänud, aga kas esimesed reede ja laupäev oli meil üle 100 mängu, et kas kokku tuli festivali peale üle 200 mängu kokku, et meil oli 13 platsi üleval ja korralik staff, kes seda asja vedas, et saime hakkama, et täna on selline lühike päev. Järgmine aasta on ka plaanis sama üritus korraldada? No, me otsime sellist järjepidevust, jah, et iseenesest on nagu tundub, et on lastele nagu peale läinud, et osavõtjate arv järjest kasvab, et püüaks nagu järgmine aasta sealt Põhjamaadest ka nagu kutsuda nagu noori juurde, et kes konkurentsi meie omadele ja pakuksid ja lätlased on nüüd siin 2 aastal käinud, et nemad on oma taset näidanud, et saaks nüüd Soomest ja Rootsist ka siia võrkpallisõpru juurde ja siis võiks noortel juba päris põnev olla. Oakley Cup Pärnus algas möödunud laupäeval. Esimeses ega teises ringis üllatusi ei olnud ning edasi said kõik soosikud. Kuigi Jaani Raua ja Kollo Tooboli vaheline mäng oli äärmiselt tasavägine. Kui teises geimis võtsid Jaani Raud ennast kokku ja läksid edasi 3. ringi. 3. ringis olid vastamisi vennad Vennod ja Kai Sarak. Üllatuslikult saavutasid Vennod 2-1 võidu ja said edasi poolfinaali ning samuti ilma kaotusteta pääsesid edasi poolfinaali Jaani Raud. Pühapäev algas veerandfinaalidega. Esimeses mängus olid vastamisi Arak Kais ja Kollo Toobal. Sarnaselt laupäevasele tuulele algas ka pühapäev suure tuulega. Rasketes oludes olid esimeses geimis kindlalt Toobal Kollo, kes võitsid geimi 21-18. Kuid järgmised geimid võitsid juba kogenemad Arak Kais ja kogu mängu 2-1. Teise veerandfinaali pidasid omavahel Piik Kuller ja Pärs Pomerants. Järjest halvenevate ilmaoludega ei saanud Pärs Pomerants
tulevastele finalistidele vastu ja kaotasid mängu 0-2 geimidega 7-21 ja 9-21. Samaaegselt algas juba tugevas vihmasajus naiste turniir ja meeste poolfinaalid. Esimene meeste poolfinaal Jaani Raud ja Arak Ais vahel oli pingeline. Seisult 20-20 Jaani Raud enam ei eksinud ja võtsid geimi võidu 22-20. Järgmises geimis juba kindlalt mängides said Jaani Raud võidu 21-13 ja kogu mängu 2-0. Peale poolfinaali leidsime kuskilt nurga tagant külmast väriseva ja vihmast tilkuva Kaarel Kaisi. No ütleme, et raske on, et külm hakkab platsi peal, et vihm on üks asi, aga temperatuur pole ka väga soe ja kõva tuul ja ega see päris mõnus mängida ei ole, aga tuleb mängida. Teil on ka varem selliseid ekstreemseid mänge olnud, et kuidas te oskate rääkida? No eelmine aasta mängisimegi siin Pärnus, oli EVSA, selline suurem turniir, rahvusvaheline, siis oli ikka veel hullem ilm, et ma arvan kusagil 5-6 kraadi külmem ja veel tugevam tuul ja täpselt samasugune vihm, et siis oli ikka tõsiselt külm mängude vahel ja mängude ajal. Aga kuidas siis nagu kõige rohkem ennast soojaks saab hoida, et kas ainult mängides või tuleb mingeid meeletuid jookse teha, et keha soojas hoida? No ega siin head retsepti ei olegi, tuleb kogu aeg liikuda ja kui võimalik siis mingi kuum tee või midagi võib-olla mängude vahel, et seest poolt soe hoiaks. Ise plaani ei ole, et sükest plaani, et katkestaks mängu? No ei saa, kui juba turniiril on tuldud, siis tuleb ikka lõpuni mängida. Muidu ei ole see sport enam, kui ise alla annad. Kuidas kommenteerite viimast mängu, et poolfinaal Jaani Rauaga, et selle te kaotasid 2-0, et mis juhtus teises geimis? No natuke võib-olla meie kohta oli liiga palju lihtsaid vigu, mida me tavaliselt ei tee, et tegelikult sellise ilmaga ma arvan, meil nende vastu peaks isegi olema eelis, et tuulega me võib-olla mängime isegi natuke paremini, aga täna kahju on esimesest geimist just, kus me ees olime ja ise selle tegelikult lõpu ära andsime, et teine geim juba tuli vahe sisse, seal oli juba raskem, aga esimese oleks küll pidanud võitma. Kuna ilm oli äärmiselt külm ja märg, siis seetõttu ei olnud ka väga palju pealtvaatajaid, kuid sellest hoolimata leidsime mõne entusiastliku spordihuvilise, kellelt me võtsime ka intervjuud. Kellele sa kaasa oled elama tulnud siia? No ema ja õde võistlusprojekutistega. Aga sul külm ei ole? Ei ole. Ma panen mingi musa ja jope selga ja ma panen suure püksis. Nii ole külm siis. Kes on su lemmikmängija? No Argo on üks lemmikuid. Aga miks ta su lemmikmängija? No ta mõistab mängida. Siin sel nädalavahetusel on lisaks selle Oakley Cupil on ka Seychelles rannavõrkpallifestival. Kas sa osalesid ise ka seal? Jaa. Kuidas sul läks? Hästi. Mida tähendab hästi? No U14 olin 10. ja U11 olin 13. Kuidas läheb? Väga hästi. Ilm on nii super ja tuju on väga hea. Kas ma kuulen sutus kergelt sarkasmi? Võib-olla natukene. Aga kuidas muidu mängud läinud on? Tuuliselt, vihmaselt ja külmalt. Kohe tuleb päike välja. Jaa, kohe tuleb päike välja. Väga hea, siis saab ju edasi mängida. Muidugi, finaaliks päike välja ka. Kuidas on? Super ilm. Päike võtab. Aga miks siis nii märjad ja miks siis lõdisete nii palju? Ujumas käisimest ja tegelikult täiega sajab ja huldu. Kui servi üle saab, siis on hästi. Aga kuidas siis üldse mängida saab, et kas mängud on ainult servidega või ikka saab muid mänguelemente ka kasutada? Ega väga ei saa küll, sest päris raske on jah. Serv üle ja siis vaatab, kas tuleb tagasi või ei tule, siis peab edasi mõtlema. Aga tuju on hea? Tuju on väga hea. Aga seal rohkem ei olegi vaja siis ju? Ei, päikest ei olegi vaja, et rannavallet mängida. Teine poolfinaal vendade Vennode ja Piik Kulleri vahel oli samuti väga põnev. Esimeses geimis võeti maailmameistrilt Oliver Vennolt geim 15-21 ning teises geimis oli Vennodel pidev edumaa, kuid seisult 20-15 mäng muutus. Piik Kuller võtsid järjest punkte ning seisult 20-20 mindi edasi punkti mängus, kus lõpus oli kindlamad Piik Kuller ja võtsid geimi võidu 24-26 ja kogu mängu 2-0.
3.–4. koha kohtumine toimus taas suure vihma ja tuule saatel. Esimese game'i lõpus seisul 19-19 võtsid Arakais 2 punkti järjest ja said game'i võidu. Teine game aga kuulus napilt vendadele-vennodele 21-23, kui kolmandas enam ei eksinud ei Arak ega Kais ja võtsid game'i võidu 15-10 ning kogu mängu 2-1 ja saavutasid sellega 3. koha. Küsisime Oliver Vennolt mängujärgseid muljeid ja hiljem liitus meiega ka noorem Venno Olari. Peale neid aga küsitlesime Argo Arakut. Kuidas kommenteerite siis viimast mängu? Mis seal ikka, Läks kehvasti, Ei oleks. Kui põhiturniiri võitsime neid, siis 3.–4. koha peal ei suutnud neid võita. Aga see poolfinaali mäng Piigi ja Kulleriga, mis seal juhtus teise game'i lõpus? Seal oleks pidanud ära võtma, aga ma ei tea, mõlemad esimene kui teine game hakkasid meise soperdama ja läks metsana. Aga kuidas muidu ilmaga rahul olete? Ei ole üldse. Miks? Miks peaks? Kehva ilma, viimase ajab tuul on, ei ole hea. Tartus ei ole sellest ilma. Aga nüüd siuke huvitav vaheküsimus ka, et mis on teie lemmikjook, mida jaanipäeval juua? Hea küsimus. Ei teagi. Ma arvan, jah, ratskavesi. Kuidas sulle Pärnu ilm meeldib? Väga ei meeldi ikka, pigem päiksepaisteline ja soe ilm oleks mõnus rannas mängida, mitte selline. Aga huvitav kogemus. Et siukest ekstreemoludes on ikka väga raske mängida? Kindlasti jah. Eriti kui sa siin vähe harjutada saad, et siis on väga raske. Aga muidu kogemusega olete rahul? Jah, kindlasti. Kuidas siis viimane mäng kulges teie jaoks? Meie jaoks kulges soodsalt, võitsime, aga kuigi päris raske oli mängida endal siin. Peale poolfinaali kaotusest seisin siin ja oli nii, et hambad lõdisesid ja nii külm oli, aga õnneks suutsime tuulega natukene jälle. On meil kergem võib-olla mängida, kui siin kuuma ja ilma tuuleta ilma. Tundub, et päik hakkab vaikselt välja tulema, et kuidas teile siis Pärnu ilm meeldib? Eile oli väga hea, kuigi tuul ainuke, mis siin segab, aga täna oli see vihm ka siin vahepeal ja ei, tuleb rahul olla, eks me oleme sellise ilmaga harjunud ka siin ja selline Eestimaa suvi on siin. Mis on teie lemmikjook, mida jaanipäeval juua? Vaata ei olegi mõelnud selle peale veel, mis seal võtta. Arvatavasti sellist mingeid lahjemaid jooke ja mõni kokteil ka kindlasti. Rum-Cola näiteks sobib võib-olla. Keda te ennustate tänase turniiri võitjateks, või ütleme? Ma arvan, et Raudjaani, mina paneks panuse nende peale. Aga miks mitte üllatajatele? Jah, samas tegelikult ilm on selline, et siin väga kerge on üllatada, aga ma arvan miskipärast Raudjaani, et nad on päris stabiilset mängu näitanud. Aga Kuller ja Piikega nemad ka siin papist poisid jälle, et äkki üllatavad, mine tea. Finaalmänguks oli õnneks vihm raugenud ja mängijatel veidikenegi lihtsam. Turniiri üllatajad Piik Kuller andsid esimeses game'is tugeva lahingu Jaani Rauale. Game'i lõppseisul 18-19 kuulus juba Jaani Rauale ning kogu game 18-21. Teine game oli juba lühike. Külmast räsitud Piik ja Kuller ei suutnud ennast enam kokku võtta ja kaotasid teise game'i 9-21 ning sellega saavutasid teise koha. Kuidas oli tänane eilne päev? Siuke väga vahelduvates ilmastikoludes, et saime täna 3 mängu ja kõik olid absoluutselt tuul puhus erinevas suunas, päike paistis vahepeal tuli peaaegu et rahet, et väga mitmekülgne ilm oli, et raske. Et siukse ilmaga siis ei ole väga lõbus mängida? No ega ei ole jah, ma arvan, et ka pealtvaatajatel ei ole väga meeldiv. Ainult see lohutabki, et ega vastastel kergem ei ole, et kõigil ühed ja samad tingimused. Aga muidu teise kohaga olete rahul, et saite miinusringist järjest edasi kuni finaali välja? Jah, isegi üllatavalt hästi, et mina väga tuulega muidu väga hästi ei ole mänginud, aga Urmas oskab väga hästi mängida. Täna läks päris hästi, ma arvan ka. Mina olen kindlasti väga rahul.
Ei, kindlasti rahul jah, et Tartu etapp läks natuke aia taha, et seal oli vist 7-8 kohta. Et seal ei saanud üldse mängu käima, et nüüd natuke nädal aega sai trenni tehtud natuke korralikumalt ja oli tulemus ka. Aga kuidas teile see ikkagi pealinna või ütleme suve pealinna ilm meeldib? Üldiselt ikkagi väga hea, et täna ju ka tegelikult finaali jaoks lõi ikka täitsa sinise taevad, kuigi alguses on nagu lootuski. Nii et üldiselt on ikka väga ok. Mulle meeldib ka iga ilmaga ikka Pärnus olla. Et see vihm mind siit teemal küll ei hoia. Kerge off-topic, et mis on teil lemmikjook, mida jaanipäeval juua? Minul on õlu, soovitatavalt koduõlu. Jah, vastu õlu olegi, et väga suur õllesõber ei ole, aga jaanipäeval sobib hästi. Kuidas oli? Mulle väga meeldis, täiesti minu ilm. Teine mäng oli juba parem, jah. Esimene mäng nii väga minu ilm ei olnud. Aga eile? Eile oli enam-vähem samasugune tuult, seda vihma ei olnud, et ka meeldis, et tuulega on pull mängida. Aga kuidas nagu vihmaga mängida on, et kas on raskem, kergem, kuidas teie jaoks on? Ma arvan, vihm võib-olla nii väga ei mõjutagi. Et tuul on ikka rohkem see, mis kurja teeb. Jah, võib-olla vihm muudab palli natukene raskemaks ja siis tuleb võib-olla natukene ümber mõelda need servid ja rünnakud. No finaalmängus teil esimene game oli täitsa pingeline, et ütleme nii-öelda turniiri üllatajad said teil ilusti teile vastu, aga mis siis teise game, ütleme see salanipp oli, millega te võidu võitsite? Need on osavad poisid, aga ma arvan, et meil oli peaaegu iga mäng nii, et alguses jälle ei läinud käima, et kogu aeg oli algus pingeline ja siis käis mingi krõks ära ja siis lõpus jooksis nagu hästi. Aga kuidas teil üldse Pärnus meeldib, kui suve pealinnas? Pärnusse ikka hea meelega tulema siin. Eriti veel ilusa ilmaga, siis on niisugune tore meeleolu. Ja see on eriti kihvt, et kõrval oli see noortefestival, et kui muidu oleks väga vähe rahvast olnud, siis eile näiteks oli rand rahvast täis ja melu käis. Aga nüüd siuke kerge teemaväline küsimus ka teile, et mis on teil lemmikjook, mida jaanipäeval juua? Ma tean, mida Rain pakuks selleks joogiks, aga seda ma ei saa öelda. Ma ütleks see õlu ikkagi. Mina, kui saaks valida, võtaks piparmündi tee. Väikse jäägermeistriga. Naiste turniir lõppes hiljem. 3. koha saavutasid Liisel Nelis ja Anett Hollas. Teiseks jäid Erle Püvi ja Kristi Nõlvak ning võitjateks osutusid Eliise Hollas ja Kerti Külm. Kuidas oli? Mõnus. Raske. Mis siis rasket oli? No tuul ja vihm ja kõik see ilm. See ilm on jah, siin on lisaks vastastele, sa mängid ka veel ilmaga, et kui sa suudad, õnn on sinu pool ja ilm on sõber, siis läheb hästi, aga kunagi ei tea, kus pool see ilm on. Aga mis see ilmaelement täpsemalt kõige raskem teie jaoks on? No ikka tuul, sest sa ise lõpuni ei kontrolli seda mängu ja seda tegevust, et sa võid sooritada oma tegevuse maksimumi lähedalt, aga tuul ikka kannab selle viimase. Ma olen ka nõus, et tuul, sest ei tea ju, kuhu see pall läheb, eriti kui see kõrgemad mängid, siis on raske aimata. Aga kuidas te oma mänguga üldse rahul olete, kuidas teil meeskonna klapib ja kuidas üldse? Oskate öelda see kohta? Ma olen rahul, sellest me just enne arutasime, et Eliise ütles mulle, et Kerti said tubli, ma ütlesin, Eliise said tubli, et ju siis nii ongi, et meile meeldib koos mängida ja kui meeldib, siis peab välja tulema. Kas on ka plaane kuskil kõrgemale edasi mängima minna? See aasta otseselt ei ole, et mõtlesime Soome tuuri proovida, et sinna minna, võib-olla mõni EVSA, et päris raske on kuskil väljaspool Euroopast peale saada, et me siin proovime see aasta siin Eestis. No, ma küsin teie käest ka ühe sükse huvitava küsimuse, et mis on teie lemmikjook, mida jaanipäeval juua? Mina ei ole väga suur alkoholisõber, nii et mulle meeldiks lihtsalt mõni
karastusjook. Aga näiteks milline? No, mul ei ole ühtegi lemmikut. Kahju, aga... No minu suur lemmik on Coca. Kõik mu sõbrad teavad seda. Ja eriti meeldivad mulle need sildid, et sina ja siis ma ikka fännan seda. Raindrops keep falling on my head. And just like the guy whose feet are too big. Tänase saate küsimus on siis, et mis on Rain Raua lemmikjook jaanipäeval? Raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just... Siukse suure tuule saate me lõpetame siin Pärnus ja loodame ainult seda, et Kuressaares on ilmadaat natuke lahkem. Kohtume seal! Got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Tonibet esitleb Rannavolle Premium 7 Grand Prix. Sellel nädalavahetusel Pärnu rannas Oakley Cup laupäeval 15. juunil algusega kell 10.00. Finaalid pühapäeval 16. juunil alates kell 11. Kaasa mängivad Crocs, Asics, Silveston, Pro Optica ja Europark. Ametlik vesi Vitautas, meediapartnerid Spin FM, Kanal 2 ja Delfi. Eesti võrkpalli toetab Credit 24. Tonibet.